Karolin Illenseri fond loodi Iraagis missioonil hukkunud Eesti sõduri Arre Illenseri tütre toetuseks. Karolini järgi sai fond endale ka nime. Tänaseks pakub fond haridusteel tuge kõigile lastele, kelle vanemad on kaitseväeteenistuses langenud või raskelt viga saanud. Eesti president on läbi aastat olnud Karolin Illenseri fondi patroon. See fond on nüüd saanud toetust juba pikka aega ja ma arvan, et need lapsed, kes on peredest, kas on kaotanud ühe vanema või on vigastatud, et nemad ei jääks hätta läbi selle, et neil oli piisavalt vahendit oma edukat haridusteed jätkata ja teha. Nii et ja oluline on see, et kõik need talendid ju meil ka avaneks. Ega haridus ei ole ainult formaalharidus, see on ka huviharidus. Et üks osa on selle spordi tegemine, on ka muusika ja paljud sellised teised tegevused. Et need ei jääks sellele haridusteel unarusse. Neid tuleb samamoodi rõhutada kui seda formaalset haridust, mida me siis klassiruumis saame. Kui üks laps saab hea hariduse ja kui ta ükskord suureks saab, siis on tal valikuvõimalus. Mida teha, mis temast tulevikus saab, kelleks ta hakkab, et ilma hariduseta paraku need valikud on vist üpris väiksed, nii et ma arvan, et see on väga tähtis ja sport on meie kõigi jaoks väga tähtis, nii nende laste kui ka meie kõigi jaoks. Täna on pered tulnud Kadriorgu, et üheskoos sportlikult aega veeta. Minu meelest on väga tänuväärt, et fond toetab noorte sporti. See on väga oluline, et lapsel on kaasas liikumisharjumus, sellepärast, et see ei mõju mitte ainult füüsilisele hästi, vaid ka vaimsele tervisele. Sport mulle isiklikult on õpetanud väga palju distsipliini ja andnud ka väga laia sotsiaalse võrgustiku, mille üle ma olen väga-väga tänulik. Toetust ei saa aga mõõta vaid eurodes. Õlatunne, mida fond pakub, on toeks kogu perele. Ei puuduta riigikaitse ju vaid inimest mundris. See on kogu pere panus. Riigile pühendatud aeg. Tööalaselt on ta käinud ka välismaal ära, lisaks veel tema taastusravid ja koolitused ja kursused, et need kõik on võtnud oma aja. Et kõige lihtsam oleks vist öelda, et kui tema on ära pidevalt, siis see on korralik logistika 3 lapse kõrvalt. Et lapsed igatsevad teda, kui ta ära on. 2008. aasta kevadel astus Afganistanis teeninud Rasmus Penno ise valmistatud lõhkekehale. Ta kaotas õnnetuses jalad. Korraga ei olnud miski enam endine ning selgeks sai, mis kõige olulisem. Suhted, lähedaste toetus ning kokkuhoidmine. Too hetk, kui see õnnetuse juhtumispäev oli, siis lõi nii-öelda pildi selgeks, et ei ole mõtet nii-öelda lolli mängida ja aega raisata, vaid siin tuleb ikkagi, kui on tunded, siis tuleb öelda seda ja kunagi ei tea, mis elu toob sulle. Siis on kookoli maitse või? Söödud juba? Ei ole ju õpnud ju? Jah, käed on täis. Kuulata neid teiste lugusid ja ise ka enda lugusid, aga et just see emotsionaalselt, et sa ei ole üksi. Et see tugi, et ka teistel on raskusi, emotsionaalselt see rääkimine ja see kellegagi samastumine on väga oluline. Toetame ja aitame koos neid peresid, kes meie turvatunde eest oma elu ja tervisega seisavad. Anname võimaluse hariduseks, mis on vabadus oma elu tervelt ja täisväärtuslikult elada.